Saksa filosoof Schopenhauer on öelnud, et tervis ei ole muidugi kõik, aga ilma terviseta on kõik muu mõttetu. Ja täna räägime rahvuskeha tervisest, sest tuleb vahet teha üksikisiku ja rahvatervise vahel. Mõlemad on olulised, kuid tervishoiusüsteem oma tuhandete spetsialistidega on orienteeritud üksikisiku tervisele. Nii see peabki olema. Aga rahvatervisearste, kelle ülesandeks oleks tegeleda ja jälgida üheaegselt kogu rahvastiku tervise seisundit, ka neid on vaja ja neid ei ole. Aga korraldavad ja diagnoosivad seda rahvatervist ametnikud, nähtavasti ei ole see piisav. Ja nad diagnoosivad küll viljatust, aga rahvuskeha viljatusega ka ei tegele õieti keegi. Isegi Eesti Naisliit lõpetas üleriigiliselt aasta ema ja aasta isa valimise. Alles see oli, kui Naisliidu esinaine Siiri Oviir kuulutas Postimehes: Eesti suur idee on leitud. Rohkem lapsi, see peaks olema poliitikate kujundamise lähtekoht. Õilis Aino Järvesoo kulutas sellele eesmärgile oma elu lõpuaastad ja ka varanduse, aga poliitikud ei kuule ja naised vist ka. Ja meestest ei ole selle koha peal asja. 5 aastat tagasi taotlesin, et sündimust käsitletaks rahvastiku arengukavas. Tegin selle kohase ettepaneku ka tervishoiu ministri portfelli kahmanud Tanel Kiigele. Sain vastuse: rahvastiku tervise arengukava on tervisevaldkonna arengukava. Tervisevaldkonna eesmärgiks ei ole iibe tõstmine. Osanta simplicitas. Tervisedemograafia on nagu 2 omavahel sidustamata silotorni, mis kahjustab rahva tervist. Kalev Katus kirjutas veerandsaja aasta eest. Tuleviku seisukohast on veel olulisem mõista, et 20. sajandi sõdadest ja repressioonidest põhjustatud rahvastiku kaotust ei suuda Eesti enam kunagi tasa teha. See on muidugi julm ülestunnistus, aga see ka pidi toimuma äratusena. Rahvuskehal andis uue hoobiga iseseisvumisele järginud restitutsioon, mille läbi tekkis 100 000 sundüürnikku, külab siin Tartus ka. 1000 pered jäid koduta. Ja Riigikogu Teataja väljaandes, kus avaldati põhiseadus, annulleeriti 2,5 leheküljel perekondi toetavad nõukogude aegsete seadusaktide loetelu. Loetelu üksinda oli juba 2,5 lehekülge. Kui kellelgi on see Riigi Teataja säilitatud, minul on. 3. rahvusliku kasvatuse kongressil arutles Lennart Meri selle üle, miks eestlased on säilinud ja paljud Läänemere soomlased ometigi mitte. Ta leidis, et kaitsev vihmavari oli Eesti sulandumine Lääne-Euroopa õigussüsteemi alates juba 13. sajandist. Oskar Looris kirjutas elujõu tähtsaks 3 sajandit tagasi raamatus Eestluse elujõud ja avas rahva püsimise bioloogilised alused. Tema sõnul Eesti emade hingelaadis ja koduarmastuses on kõige suurem tagatis eestluse elujõule. Nii vitaalseid ja nii kõrge vaimse tasemega naisi ei oma kuigi paljud rahvad maailmas. Kas on midagi muutunud? Hoolimata Eesti teaduse edusammudest ülikoolides või Eesti Teaduste Akadeemias ei ole sellest olnud abi sündimuse suurendamisel. Sõjaeelse Eesti Vabariigi lõpuaastal võeti Riigikogus vastu nii ülikooliseadus kui akadeemiaseadus. Ja sel ajal nendesse oli kirjutatud, et
ülikoolide ülesandeks oli edendada üldist ja eriti Eestimaad ja rahvast käsitlevat teadust. Akadeemiat kohustati kaasa aitama riigi sotsiaalse ja majanduslikule arengule. Kohustati. Tänane seadusandlus teaduselt seda ei nõuagi. Seal on muud ja teised nõuded, mida tema peab täitma. Tervishoiusüsteemi edasiminek on ilmne. Seda tõendab rahva keskmise oodatava eluea tõus. Ja kui me võrdleme seda tõusu aastast 90 kuni 2022, see on 32 aasta jooksul, siis meestel tõusis oodatav eluiga 9 aastat ja naistel 8 aastat. See muidugi on toimunud meditsiinitehnika ja meditsiinipersonali parema ettevalmistuse kaudu. Aga eluea tõus on toonud kaasa uued probleemid, on toonud kaasa elanikkonna vananemise. Räägitasime küsimuse rahva tervise ja tervishoiuvaldkonna prioriteetsetest probleemidest terviseministrile. Mul oli natukene aega ja saatsin selle oma ettekandega ministrile. 3 kuu vältel sai tehtud talle 3 meeldetuletust ja lõpuks saime ausa vastuskirja. Aga selles vastuskirjas puudus sündimuse katastroofiline langus. See on nüüd ametnike tehtud vastus. Nad ei näegi, et selles probleem on, et see ei olegi ministeeriumi ülesanne. Pöördusin ka paljude nimekate arstiteadlaste poole ja nad loobusid tervishoiu prioriteetsele küsimusele vastamast. Ma palusin vastata just nimelt, mis on prioriteetsed probleemid, aga nad pelgasid sellele vastata või oli seal muud. Ja nähtavasti tuleb siin kasutada seda vana aja mõttetarga sõnu: vaikinuks ma edasi, jäänuks ma filosoofiks. Kerge on vaikida, kui küsimusele vastata. Ravikindlustusseadus võeti vastu Eesti Vabariigi Ülemnõukogus juba enne iseseisvumist ja käivitus iseseisvas Eestis. Ja kes on neid ravikindlustuse hüvesid nautinud, ei saa tunnustamata jätta, et nad on olemas. Aga suuremaid vajakajäämisi on asjaolu, et seaduse menetlemise käigus sai kogu elanikkonna hõivatusest osaline hõivatus. Ravikindlustus puudub loomeinimestel, mis võrdsustab neid selles suhtes eluheidikutega. Nõukogudeaegsed jaoskonnaarstid asendati perearstidega ja peale vastavat koolitust loeti need ka eriarstideks. Ja jaoskonnaarstidel oli kohustus teha vajaduselt koduvisiite. Võiks palju rääkida, kuidas mina neid koduvisiite tegin ja mis siis juhtus, aga selleks pole täna võimalust. Aga perearstidel enam sellist kohustust ei olegi. Ja selle ettekande koostaja ka kinnitab, et juba 3 aasta vältel ei ole pääsenud mina perearsti vastuvõtule. Sellepärast, et kabineti uksed on lukus ja neid valvavad mitte tavalised, vaid kõrgharidusega õed. Värskelt ülikooli lõpetanud arstid on tublid ja abivalmis. Siiski koorub välja probleem perearsti abi kättesaadavus. See on, mis peaks olema elementaarne. Ja ka seda patsiendi poole pealt, aga arstid ise on ülekoormatud. Tänase mahuka dokumenteerimiskohustuse puhul on huvitav kõrvutada omaaegset infot esimeses Eesti Vabariigis Tartus haigekassa arstina töötanud Artemi Vapralt. Võib-olla mõnelegi inimesel on see nimi tuttav. Peale abivajaja läbivaatamist
ja vajalike protseduuride teostamist ei olnud temal kui haigekassa arstil muud kohustust, kui ta tõmbas ühe kriipsu. Niisugune oli usaldus arstide suhtes tolleaegsete ülemuste poolt. Edasi, antropoloogia professor Juhan Aul otsis juba aastakümneid tagasi vastust küsimusele, miks kultuurriikides noored ja üldse inimesed on muutunud pikemaks, kuid mitte kasvu tõusuga võrdeliselt kehaliselt tublimaks. Ja ta leidis siis, et peale paremate toitlusolude tuleb arvestada ka liikuva elulaadi ja füüsilise töö osatähtsuse vähenemist. Koolirežiim tähendab eeskätt linnades kehalise tegevuse vaegust. Eriti on tuntav see digiajastul. Juhan Aul ise elas peaaegu 100 aastat vanaks Tartus. Maal andis kehalise tegevuse vaegus Auli ajal võrdlemisi vähe tunda ja sellest ta nägi maaelu eelist, sest seal olid liikumis- ja mängimisvõimalused. Linnades, eeskätt suurlinnades, lihtsalt ei ole noortel sobivat füüsilist tegevust. Sport leevendab probleemi, aga mitte piisavalt. Huvitav on veel, et kiiretempolises kehalises arengus võib maha jääda psüühiline ja intellektuaalne areng. Auli ajal tekkis üks väike konflikt arstiteadlaste ja bioloogide vahel, kuidas nimetada kolumna vertebraalist, kas lülisammas või selgroog. See, mille probleemi sigitas professor Auli ja Julius Tehveri omavaheline vastuolu noorest east, see on säilinud tänapäevani. Ühtedel on lülisammas, teistel on selgroog. Mida tahaks rõhutada, see on, et tervishoiuökonoomika on ikka probleemiks. 30 aastat tagasi Eesti Arstiteadusnõukogu, mina olin tol korral selle esimeheks ja selle koosolekul oli siis 4 endist tervishoiuministrit ja 4 arstist rahvasaadikut. Ja nemad leidsid põhjendatuks ellu kutsuda riigieelarvest finantseeritav tervishoiuökonoomika töörühm akadeemilises keskkonnas. Selleks keskkonnas, selleks peeti sel ajal just Tehnikaülikooli, et kus oleks majandusteadlased, arstiteadlased, sotsioloogid ja nõnda edasi. Aga selline üksus on tänini loomata. Ja esimese Eesti Elujõu kongressi kogumikus oli niisugune lause, see oli 25 aastat tagasi. Lohutust peaks pakkuma teadmine, et haigele tagatakse Tartu haigekassa direktori sõnul väärikas ja normaalne surm. Mul on vist natuke aega veel või? Ahah. Näib, et kõikide üksikisikute rahva tervises kõige kahjustavamaks faktoriks on esikohale trügimas narkomaania. Ja kõikidest kinnipeetavatest moodustasid 25% narkootikumidega seotud kuritegude eest karistatud isikud ja pikalt veel, aga mina teen lühidalt. Ütlen nii palju, Tervise Arengu Instituudi haldatav portaal narko.ee teeb narkohuvilisele või ka narkootikumide tarbijale kergelt kättesaadavaks kogu narkootikumide menüü vastavalt vajadusele. Kas soovitakse ergutava toimega, suhtlemis- ja empaatiavõimet suurendava ainet või midagi muud. Mugavuse mõttes on ka toodud käibel olevate narkootikumide ärinimetused. See on kõik narko.ee lehel kättesaadaval. Pole siis ime, et nutikad lapsed selle üles leiavad.